Tere! Minu nimi on Jaanus. Ma sündisin Tallinnas aastal 1986. Lapsepõlv oli mul üsna kirev ja kohati ka murelik, sest mu vanemad tülitsesid palju ja minust kujunes mingi murelik ja pingeline olek mu mõtetes. Ja kui ma kooli läksin, siis alguses läks kõik hästi. Algkoolis ei olnud probleeme suhetega, aga põhikoolis läks asi natuke keerulisemaks. Sest põhikoolis, kui tuleb 5. ja 6. ja 7. klass, siis saabub noortel puberteet ja noortele hakkab natukene külge harjumus natuke norida ja nokkida oma ümber olevate inimeste kallal. Ning mina oma mureliku ja pingelise olekuga olin selline inimeste jaoks tundusin imelik. Ja niisiis mu klassivennad ka hakkasid mu kallal norima ja nokkima ja alguses ma ei teadnud, kuhu see kõik välja viib. Ja üritasin lihtsalt sellest asjast üle olla. Kuid aja jooksul ma mõistsin, et minu jaoks on mõistetamatu ja jabur ja ülekohtune, et minu kallal noritakse ja nokitakse sellepärast, et ma tundun imelik. Ja tegelikult need inimesed, kes minu kallal norivad, nad üldse mind lähedalt ei tunnegi. Asi läks pingelisemaks ja minu sees hullemaks, sest et minu sees hakkas kasvama vihkamine mõne klassivenna suhtes, kes väljendas mulle selgelt mingit põlgust ja mingisugust kõrvale tõugatust oma näoilmete ja oma sõnadega, mida ta mulle ütles. Ja see kõik mõjus mulle väga hävitavalt. Asi läks veel hullemaks, sest et see vihkamine ja see suur frustreeritus minu sees läks üle tapmise mõtetele. Minust tekkisid vihkamise ja tapmise mõtted mõne klassivenna suhtes, mis olid segatud sellega, et mu hing nutis ja samal ajal igatses andeks anda klassivennale. Läks veel aeg edasi ja kui tuli 9. klass, siis tulid juurde ka minu enda psüühikas veel ka enesetapu mõtted ja see tegi minu olemist ja minu maailmapilti veelgi raskemaks. Kuid selleks ajaks oli minu ema kristlane ja ta kutsus mindki kirikusse. See oli üks vabakogudus Tallinnas, Valguse tee vabakogudus. Ja kui ma sinna läksin, siis ma tundsin, kuidas seal on julgustav õhkkond. Ma tundsin, et ma võin seal olla see, kes ma olen. Ükski inimene ei rääkinud otseselt minuga, aga ma kogesin, et ma võin olla just nii, nagu ma olen. Kui oli ülistuslaulude laulmise aeg, siis ma laulsin kaasa ja ma laulsin kaasa julgelt ja valju häälega ja mulle meeldis laulda kaasa. Ma kogesin, kuidas ma saan üles tõstetud, kui ma kaasa laulan neid laule. Ja samas, kui ma vaatasin nende ümber, siis ma nägin inimeste näost sellist rõõmu ja nende pealt nagu tuli sellist auhiilgust, mida ma ei osanud seletada, et mis on neil, mida minul ei ole, sest mina ei kogenud sellist rõõmu. Mõne aja pärast tuli temale külla 2 naist, kes olid usklikud ja alati rääkisid midagi huvitavat selle kohta, mida Jumal inimeste eludes teeb. Ma läksin ka huviga kuulama, mida nad räägivad. Ja siis küsitakse ka minu käest üks küsimus ja see küsimus kõlas nii. Kas sa tahad anda oma elu Jumala kätesse? Seda küsimust kuuluna kõik see kuri, mida ma olin kogenud inimeste poolt ja need küsimused, et kuidas pääseda sellest kurjast, need küsimused jooksid mu silmest mööda, mu teadvusest läbi ja ma sain aru, et Jumala kui sellise kätesse oma elu anda, see peab ka olema lahendus.
kuidas pääseda sellest kurjast, mida ma olin kogenud. Ma palvetasin, et ma annan oma elu sinu kätesse, Jeesus Kristus. Ma usun, et sa oled Jumala poeg, et sa oled surnud minu eest ristil, sa oled tõusnud üles 3. päeval, sa oled võitnud ära surma, sa istud trooni peal ja sa valitsed ja sinu käes on kõik meelevallad ja väed taevas ja maa peal. Peale seda, kui ma olin selle palve palunud, siis palve jooksul juba ma sain täidetud Jumala püha vaimuga ja ma sain täis sellist rõõmu ja sellist vabadust ja hingamist ja sellist rahu, mida ma polnud mitte kunagi ennem kogenud. Ma mäletan, et ma istusin pärast enda toas laua ääres, õppisin ajaloo kontrolltööks ja kogesin sellist rõõmu ja ülestõstetust, nagu oleks tükikes mingist taevast maitsenud. Ja minus oli lihtsalt selline rõõm ja mul oli ülimalt lahe olla, et ma ei osanud seda seletada, ma küsisin iseendalt, Jaanus, mis sinuga toimus just? Ja nüüdseks ma olen olnud kristlane 10 aastat, üle 10 aasta ja selle 10 aasta jooksul ma olen läinud läbi väga paljudest erinevatest olukordadest, võitlustest, on olnud raskusi, on olnud ka rõõme, on olnud väga palju läbimurdeid, kuid kõige selle kohta ma pean ütlema, et Jumal on olnud kogu aeg minuga ja ta ei ole mind mitte kunagi maha jätnud. Ja enamikel päevadel ma olen reaalselt kogenud väga selgelt Jumala lähedust minu elus ja minu peal. Jeesus ütles ükskord, et tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja ma annan teile oma hingamise. Mina vajasin seda hingamist ja Jeesus andis selle hingamise minule. See, mida ma kogesin ja see, mida ma olen kogenud, kuidas Jumal on mind muutnud, mind üles tõstnud ja tervendanud, seda ei ole võimalik seletada mitte ühegi muu teooriaga ja mitte ühegi muu õpetuse ja maailmavaatega, kui vaid sellega, et Jeesus on ainus tõeline elav Jumal, kes päästab, kes valitseb, kes tervendab, kes vabastab, kes tõstab inimese üles ja kes muudab kibestunud, katkisest, lõhkisest inimesest ühe teisest hooliva, teisi armastava inimese, kes tahab teisi üles ehitada, tahab teistest hoolida, tahab teisi armastada ja näeb kõikides inimestes kui Jumala loomingut, mida tuleb hinnata ja mille suhtes tuleb olla vastutustundlik, mida ma ütlen, kellele ma ütlen, kuidas ma ütlen. Ma tänan, et te kuulasite mind.